nüüd räägin ühe sellise loo, et lemmikasjast loobumisest. See oli ka 1990. aastal ja ma elasin ühes eramajas, mul oli tuba üüritud ja mul oli ainult ühed riided, üks komplekt ja kingad ja talvel panin villased sokid jalga, käisin siis nende samade kingadega ja siis magasin põrandal, vaiba peal, magamiskotis ja siis mul oli üks lamp veel, mis oli mingi tabureti küljes, seal sain lugeda. Nii et selline askeetlik elu oli. Ja ühel õhtul äkki tuleb südamesse selline küsimus, et kas mul on veel midagi, millest ma ei suudaks loobuda. Kas mul on midagi, mis mulle meeldib ja ma ei suudaks seda ära anda. Ja siis ma vaatasin oma asju, vaatasin, et piibel, ma piiblit ei taha küll ära anda. Ja siis ma avastasin, et mul on vihmavari, selline nagu jalutuskepp, vajutad nuppu, veduga läheb lahti ja see mulle meeldis. Ma sidusin alati selle koti külge, nagu mõõk rippus vööl ja järgmisel hommikul tuli üks sõber veel külla ja siis me hakkasime linna peale minema ja mul oli tükk leiba käes, veel sõin seda, mul hommikusöök. Ja äkki teiselt pool teed tuleb üks mees ja hüüab, et teie juba siin, alles olite seal õlleka juures ja tuleb üle tee meie juurde. Ja mina ütlesin, et me ei joo õlut, et me ei tarbi alkoholi, me pole kuskil õlleka juures olnud. Siis vaatab niimoodi mind pea laest jalad allani, vaatab ja uurib ja siis näeb seda vihmavarju ja võtab selle sealt koti küljest lahti, proovib vastu maad ja ütleb, selle ma võtan. Ja ma vaatasin sõbrale otsa, sõber on boksi teinud ja ma ei ole ka mingi papist poiss ja mõte oli kohe, et annaks kere peale ja tema oli juba valmis, rusikad sügelesid ja siis ma peatasin nagu sõpra ja siis mu südames tuli, et selline nõuanne, et las ta võtab. Ja ta võttis selle vihmavarju ja hakkas ära minema. Ja siis tuli mu südamesse nagu jumala sõna, et kui keegi võtab sult vammuse, anna ka kuu. Ja siis ma ütlesin, hei, tule tagasi. Tuleb siis tagasi ja minul oli selline ilus hele jope, niuke käsitööna tehtud. Ja ma ütlesin, on sul veel midagi vaja? Kas sa jopet ei taha? Tõmbasin õrmalt laiali ja mees vaatab mulle niimoodi otsa ja ütleb, et sa oled 100 vana. Ma ei ole sellist veel näinud. Ja läks minema. Jopet ei tahtnud. Ja läks mingi aeg mööda, kui mõned päevad vihma sadas, kõndisin, pea märg ja vaatan, see mees tuleb vastu vihmavari pea kohal, tema kõrval on naine, hoidis ka selle naisega kohal ja käes on seenekorvid, kummikud on neil jalas, tulevad rõõmsa näoga niimoodi vastu. Ja siis ma vaatasin neid ja mõtlesin selle asja üle. Aga see oli Jumala test minu suhtes, et kas ma armastan midagi veel, midagi sellist, millest ma ei suudaks loobuda. Ja tookord ma läbisin selle testi. Ja et selline lugu.